nagu hetke. Et aga sellest on enne käe close up. Keskolek, suur plaan Henri ja Madise käest ja nad hakkavad rüselema. Olen valmis! Kaamera, olen valmis, kaamera valmis. Palun vaikust ja heli! Heli käib. Kaks kuubelik. Märgi. Ja võta! Kerjused ei vali, jah! Tulge. Minu nimi on Art, olen siis filmikunsti teisel kursusel ja praegu valmiva filmi Kerjused ei vali režissöör. See praegu see muutus täiesti, me ei saa selle järgi vaadata. Teoorias on oleks see. Ja nagu põhjus me teeme seda, jah. Kuidas sa ennast defineerid? Kuidas ma ennast defineerin? Mis küsimus. Ma ei tea, ma defineerin elava hingena, kellel on minevik, olevik ja tulevik. Mõned on fikseeritud ja mõned ei ole. Ja stopp! Stopp, laseb liikluse vabaks. Millal sul lukud riidesse? Mis kaotusse? Ja ongi kohe. Paneme te juba Kohe või? Ja me paneme ta praegu riidesse. Teeme selle ruumi siit nüüd puhtaks, et lõunapausiks saaks need asjad natuke istada. Ja Art saab teha näitlejatega järgmise asja proovi. Ma olen Anna-Liisa. Ma defineerin ennast kui Balti Filmi Meediakunstide Instituudi filmikunsti tudengina ja erialaliselt õpin produktsiooni. Tegemist on esimese võttepäevaga, kus hetkel käib hästi palju sättimist. Üks stseen on juba filmitud, teist stseeni me vaikselt veel valmistame ette, näitlejad peaksid kohe varsti saabuma. Tere, ma olen Uku Pärtel Rand. Õpin hetkel produtseerimist filmikunsti erialal. Paneme liikluse kinni ja teeme uue duubli. Väljast võtame, ta liigub ukse juurde, ja siis me võtame selle nurga siit niimoodi. Siis kuidas siia jääb seisma nagu veider. Et siin on nagu loomulikum, et ta korraks rahuneb. Mingid asju sa juba tead eelnevalt kogemusest, nagu oma elu kogemusest, mis näitab, mis hea režissöör olla võib. Mingid asju sa õpid alles siin. Et mulle endal kõige olulisem osa peale selle, et ma kannan ka seda lugu, kaitsen seda lugu, mida me teeme kõik koos. Et see on muidugi esimene roll ja see on kõige tähtsam. Aga sama oluline on ka olla tegelikult kuidagi inimeste vastu piisavalt lahke, piisavalt sõbralik. See on kuidagi minu jaoks väga hirmutav idee, et ma teen 4-5 päeva või 30 päeva kellegagi tööd ja siis peale seda 30 päeva keegi mind enam kunagi näha ei tahaks. Kuidas tänane päev läinud on? Tänane päev on väga hästi läinud. Me alustasime väga erilises lokatsioonis siin Juveeli poes, kus oli väga pingeline. Et siin oli mitte ainult töötaja, vaid ka turvamees, kes ma juba tundsin iga poole tunniga läks rohkem krampi ja pilgud minu suunas olid juba päris vihaseks hakanud muutuma. Aga arvestades seda, et see pinge oli nii õhus, siis kuidagi pinge aitas meil paremini töötada. Filmi tegemine on meeletult suur töö ja ma arvan, et igaüks, kes võtteplatsil on käinud ja seda nagu tööd näinud, mida seal tehakse, siis nad märkavad seda, kui suuri asju tehakse, aga ometi me läheme kinno ja kinos sa vaatad, et suurepärane film, sellepärast, et näiteks see näitleja tegi suurepärase rolli. Aga kõik see, mis seal taga on, need proovid režissööri poolt, eelkõige muidugi operaator, siis seal on valgusmeister, siis on valgustajad, kes kõik selle nii ilusaks teevad. Nii, paneme ennast valmis prooviks. Vaikust ja võte! Mis sind drive'ib seda kõike tegema? Miks sa seda teha tahad? Mulle meeldib lugusid rääkida ja ma tunnen, et mingid lood vajavad rääkimist. Isegi kui need on ühel või teisel moel kuidagi juba räägitud, siis sa saad alati leida uue lähenemistee. Filminduses on see teema, et kuidagi sihuke karimanjakke on kokku sattunud ja pürgivad mingi täiesti absurdse eesmärgi nimel. Mis võib-olla esialgu tundub täiesti absurdne, aga kui asi on kinolinal, siis vaatad suurte silmadega ja tunned suurt uhkust. Te lõpetasite just oma väga pika esimese sellise suurema võtteperioodi. Kuidas on emotsioonid?
emotsioonid on väga toredad. Oled õnnelik? Ma olen väga, ma olen küll. Hind ei ole raugenud? Hind ei ole raugenud. See oli üpris pikk võtteperiood, kus me nagu kõik kaasa lõime. Mina siis nagu, ma olin 3 projektis kaasa ja ma olin 3 nädalat järjest põhimõtteliselt platsil. Tegemist on anonüümsete politseinikutega. Alati hea märku. Ausalt ka, see on nagu... Ja vahetame vestid ära. Ja miski pärast, ma ei tea, mis juhtus, aga kõik tahtsid filmida öösel. Kõik tahtsid filmida õues novembrikuus, kus nüüd lõpuks olid ka miinuskraadid. Et me ikka võtsime nagu täie riski. Saad natuke üle poole enda. Sa lükkad niimoodi ja siis töötab käes kinni ja niimoodi maha. Aga meil on olnud see, et me peame käega mängima kaamerale. Et tegelikult on see, et kaamera on näiteks liiv. Tule hakka minust kinni võtma. Ja mine vaata. Hakka minust kohe kinni võtma. Tule kinni võtta kinni must. Öövõttetel on, kuna see, et 2 suurt võtted, kus ma olin, olid mõlemad siis nagu väljas need lokatsioonid. Siis öövõttega muidugi on see hea, et siis ei ole liiklust, et siis on helimeestel on rahulikum elada. Siis on kaamerasse ei satu mingid suvalisi inimesi. Et see on lihtsalt nagu tema plussid. Võib-olla ka see eufooria, mis tekib nagu sellest unepuudusest ja see mingi kambakesi hilisöötundidel mingid veidra asju tehes. No nii, millega toimetame? See on selline ürgne protsess, mille käigus valmib jook, mis paneb inimesi tundma, nagu nad oleksid 10 aastat nooremad. Palun seleta mulle ära, miks sul katusel on vaja minna. Ole hea, tule teisele kanalile. Aga kindlasti ta on kurnav, sest pigem on see, et kui võte läbi saab, isegi kui ta on 12 tundi vihma käes, kui sa jõuad koju, ega sa kohe magama ei jää, vähemalt mina ei jää. Et selle koha pealt see unerütm ikka läheb korraga sassi küll, see on ta suur miinus. Võttepäeva pikkus iseenesest ongi 12 tundi, et üle 12 tunni Eestis ei tohi minna või aeg-ajalt minnakse, aga siis sellega kaasnevad reaalsuses sul kaasnevad igasugused lisakohustused ületundide maksmisel ja nii edasi. Kuna meie alustasime keskmiselt 3-4-5 aegu päeval, eks me lõpetasime ka umbes 3-4 öösel. Sa võib-olla on liikugi siit järgi, et lõpuks saab peale alles. Teeme, proovime korra niimoodi. Mina ei tea. Et teeme siis nii pidi. Jaa. Siit vaata. Kaamera, olen valmis. Palun vaikust ja heli. Heli käib. 2 duubel 1. Märgi. Ja võte. Kergused ei vali. Mul ülehomme tütar sünnipäev. Ja stopp. Stopp, aitäh. Liikluse vabaks. Oleneb, kas sa oled õhtu või hommiku inimene. Mina isiklikult olen väga õhtu inimene. Ehk siis minu jaoks on öövõtted kõvasti kergemad kui need päevad, kus me peame platsil olema näiteks hommikul kell 7. Et seal kahtlemata on inimesi, kes leiavad sellest jõudu ja on need, kes ei leia. Ja need, kes siis Red Bulli pealt siis sõidavad ja need, kes siis ahja suitsetavad. Et selles mõttes kõigil on omad nagu mingisugused vaissid tulevad välja, mis natuke aitavad seda teha. Et kahtlemata on see, et öösiti on ikka inimesed natuke tundlikumad ja emotsionaalsemad. Ma ei ole üldse ööinimene tegelikult. Et ma pigem teen hommikul 3 tunniga kui öösel 12 tunniga. Et kuna ma olen harjunud tööga, siis see on kerge mingi maani, aga see ei ole mu naturaalne seisund küll. Et selle koha pealt võib-olla ma olen veitsa 25%, võib-olla rohkem udu sees, kui peaks olema. Põhiline tegur, mis öövõtetel mängib, on väsimus ja see on esimene asi, mis paneb inimesi kas siis hooletult tegutsema või siis kuidagi kärmelt liikuma niimoodi, et ei pane tähele, et seda väsimust on vaja eemale peletada igast kohvi ja kommi ja snäkkidega. Kui inimesed on väsinud, siis nad kipuvad tegema lohakusvigu ja tegelikult tööstuses väga ei taheta teha nagu öövõtteid just sellepärast, et tekibki lohakusvead, me tahame ruttu koju saada, kõik tahavad ruttu koju saada, siis valgustajad panevad oma tehnikat ruttu kokku, lasevad statiivid ruttu olla, näpud jäävad vahele ja juhtub õnnetus. Ja neid tööõnnetusi juhtub öövõtetel, ma arvan, et 70% rohkem kui päevavõtetel. Režissöörina platsil olles on see, et ega sa võid korraks mõelda küll selle peale, et ma loodan, et keegi siia
autoga otsa meile ei sõida ja ma loodan, keegi seda kaamerakotti ära ei varasta ja ma loodan, et keegi magama ei jää. Aga tegelikult ega sul väga ei ole aega sellest mõelda. Sest kõik, mida sa oled ikkagi nagu paberi peal kirja pannud ja jooniste peal, pead sa nüüd siin nagu ikkagi looma tihti tunni jooksul, sa pead looma selle konditsiooni, selle atmosfääri ja siis selle kõrval hakata muid asju mõtlema, tead päris keeruline. Et iga hetk, jah, võib-olla kui teed väikse pausi, jood klaasid vett, siis mõtled, et kas ma olen täna söönud, okei, kas näitleja on täna söönud. Siis muidugi sa vaatad, kui keegi kuskil magab, et ta võib ju magada küll, aga mitte liiga kaua ei magaks. Aga siis enne, kui ma jõuan hakata tegutsema nende mõtetega, ma teen juba muud asja. Ja tegelikult ma proovin režissöörina väga nende asjade peale mitte mõelda, sellepärast ongi hea suur tiim, ju kellel on oma väike roll, kes alati mitte oma suur roll, aga oma sel hetkel siuke detailile orienteeritud roll. Hakkame duublit tegema. Oota, nüüd tuleb duubele. Heli käib. Kaamera on valmis. Ja läks. Stop, aitäh! Põhimõtteliselt wrap. Me anname valgusele hetke, et nad tõstavad kõik asjad välja ja siis teeme official wrap'i. See nüüd on bittersweet vist öeldakse, et on väga hea meel, et on lõpule jõudmas. Aga kui see viimane päeva need kaadrid olid niivõrd intensiivsed, et terve ajal nagu mingi surin sees. Et see surin veel on jätkanud, aga ma tean, et see varsti vaibub ja see on kurb hetk. Come here. Hea töö. Üliga. Oh my god. Palju õnne, Helen. Kuidas on sellest kõigest, kui see kõik on nagu tehtud, tagasi tulla? Et kuidas selle eufooriaga ka toime tulla? Jah, see on huvitav, sest esimene asi, mis oli see, et viimasel võtteööl siis jõuad koju kell 5 hommikul, kohe magama ei jää, ärka, siis lähed magama, ärkad hommikul, järgmine päev üles kell 2. Ja siis mõtled küll, et mida perset nagu just olin kuskil, kus oli nii hea, nii tore, ma sain kõik asju nagu väljendada, mis mul peas on, kõik ka kuulasid ja siis äkki sa oled kodus, lähed Krossi poodi, ostad mingi, ma ei tea, muna ja saia, keegi sulle otsa ei vaata, keegi ei räägi, keegi ei taha kuulda, Art, mis sa nüüd sellest arvad? Et selle koha pealt see oli valus küll, aga selle elab üle. Öeldakse, siuke võttejärgne depressioon tekib, et sa kuidagi igatsed kogu aeg platsile, sa oled harjunud selle ühe tempoga, sa tead täpselt, mida seal teha, aga sa oled täiesti unustanud ära, kuidas, et kodus näiteks peaks pesu pesema või süüa tegema ise endale. 1, 2, 3! Pärast võtteid, jah, nagu praegu ka just tulin montaažiruumist, et pärast võtteid ikkagi, mul ikkagi meeldib monteeri kõrval istuda konstantselt. Ja muidugi, eks mingi aeg on ka nagu see, et saad selle esimese rea kokku oma nagu ideede ja fantaasiate lootuste järgi, aga siis see rida ei lihtsalt toimi ja siis ta hakkab lagunema ja läheb igavaks. Ja siis on nagu näljakas see, siis on see raske osa, kuna ma olen nüüd 3 kuud elanud selle fantaasiaga sellest filmist, mis peab niimoodi töötama ja kui ta on täpselt saadud selliseks, et ta näeb sükke välja, aga ta lihtsalt ei tööta, siis on see moment, kus sa pead ka üliloomingulises korraks hakkama nägema neid uusi alternatiivseid lahendusi, mida minul on suht raske teha, kuna ma olen elanud selle 3 kuuga ühe kindla selle joone järgi ja siis, kui tuleb see esimene nädal, kus kõik laguneb koost, siis ma see esimene nädal ei oskagi midagi teha. Siis ma lihtsalt vaatan seda rida lihtsalt 100 korda päevas, loodan midagi, loodan, et ma ei tea, löön äkki pea ära ja saan targemaks või midagi või keegi ütleb mulle midagi või äkki ema tuleb küll ja ütleb, jõu Art, mis pask see on. Ema muidugi vasaks midagi ei kutsu, aga ikkagi võiks vahest kutsuda, see oleks lihtsam asju teha. Aga äkki see lagunemine on ka osa sellest protsessist? No ta vist ongi, eks paljud ütlebki seda, et ju filmi tegemine, sa kõigepealt kirjutad selle filmi, mis on üks osa selle sünniloost, siis sa lähed võttesse, mis on üks osa selle filmi suremise hetkest, siis sa hakkad seda monteerima, mis on jälle nagu siis see, et see elu tuleb sinna sisse tagasi ja lõpuks annad ta välja ja siis ikka lõpuks ta sureb inimeste silmas ja ajus ära, kuna võib-olla keegi ei vaata seda nii sügavalt ja olulise pilguga, kui sina vaatad. Aga nüüd selle filmi puhul on kindlasti see, et juba 5. või 7. detsembril meil on järgmiste filmide pitchid, et tegelikult kui siis see praegune film peab valmis saama jaanuari lõpuks, siis tegelikult juba jaanuari alguseks on järgmise filmi nõukogu juba käimas. Et see on muidugi kooli puhul tore, et siin tuleb ka uus projekt peale. Päris maailmas ma arvan on see, et elu on näidanud, et kui teed selle ühe filmi ära, siis ootadki paar aastat lihtsalt, kas uut ideed või Ivo Felti.
keda iganes, kellel raha ja aega on siin kuulata. Tuled koolist ära, siis Eesti film on ainult tõusuteel ja tööd jagub. Hirmu ei ole? Ei, põnevus. Kui sa saaksid öelda iseendale midagi 10 aasta pärast, mida sa ütleksid? Tee seda, mida sa ise heaks arvad. Ära lähtu mingi teiste pisiarvamustest. Ma ei tea, usalda ise ennast ja tee seda, mis sa ise heaks arvad ja ma ei tea tõesti. Aga mis sa arvad, kuhu sa oled jõudnud võib-olla 10 aasta pärast? Kes seda teeb? Aga mis sa arvad? Ma võin olla siin samas. Teen magistrit. Äkki ma olen kuskil mujal, ma ei tea. Tahaks teha võib-olla 10 aasta pärast juba mingit oma filmi nagu päris produtsendina. Aga eks reaalsus näitab, missugused kaardid mulle ette mängitakse. Ma ütleks talle, et hea töö, et läksid ja ma loodan, et ma lõpetasin selle kooli edukalt. Ja ma just loodan, et ma olen 10 aasta pärast vist nagu sama rahul kui praegu. No ma loodan, et 10 aasta pärast Sart ikkagi teeb neid filme, mida ta on alati nagu planeerinud teha ja neid filme, mida ta on kogu aeg kirjutanud ja möönnud nendest ja fantaseerinud nendest. Ma loodan, et see saab ikkagi teoks. Siis sest üks kinnisidee on elus olnud ja see ongi film olnud ja nagu nii nemeleks seda kuskil siis 5 aasta pärast peale kooli või siis 3 aasta pärast oleks nagu alla anda. Et ma usun, et seda nagu ei juhtu. Ja üks asi on kindlasti, et sa loodad, et ikkagi elu on piisavalt sõbralik su vastu ja saatus ja õnn, kõik mis iganes fortuna nagu naeratab, aga teine osa on ka lihtsalt, et lihtsalt tööd teha ja mitte alla anda. Ja nagu selle koha pealt ma saan öelda, et kuna see on minu kätes, siis ma seda nagu kindlasti teen, et seda töö tegemist nagu ei karda, aga veits loodan, et see 2%, mis on siis see fortuna ja õnn, et see ka natuke naeratab. Mida talle öelda on see, et ma ei tea, look at you, good luck, don't die. Ma muud ma ei oskaks öelda, Vot.